Asetan sisestuskriipsu siia ja vajutan klaviatuurilt Backspace. See kustutab sisestuskriipsust vasakule. Sõnakaupa kustutamiseks vajutan Ctrl-klahvi all hoides Backspace, Ctrl Backspace, Ctrl Backspace. Võtan tagasi. Tagasivõtmiseks on Ctrl Z, Ctrl-klahvi all hoides vajutan Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ja proovime teisele poole ka. Vajutan Delete, Delete kustutab sisestuskriipsust paremale ja sõnakaupa Ctrl-klahvi all hoides Delete, Ctrl Delete, Ctrl Delete. Võtame tagasi. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Väga hea. Asetan sisestuskriipsu teksti sisse. Vajutan Home-klahvi ja sisestuskriips liigub rea algusse. Vajutan End ja sisestuskriips liigub rea lõppu. Home, End. Kui vajutada Ctrl-klahvi all hoides Home, liigub sisestuskriips kõige esimese lehe peale teksti algusse. Ja kui vajutada Ctrl-klahvi all hoides End, liigub sisestuskriips kõige viimase lehe peale teksti lõppu. Asetan sisestuskriipsu siia. Vajutan vasaknoolt, vasaknool, vasaknool, vasaknool ja sisestuskriips liigub ühe tähe kaupa vasakule. Nüüd vajutan Ctrl-klahvi all hoides vasaknoolt, Ctrl vasaknool, Ctrl vasaknool ja Ctrl vasaknool. Sisestuskriips liigub ühe sõnakaupa vasakule. Proovime teisele poole ka. Parem nool liigutab sisestuskriipsu ühe tähe kaupa paremale. Ja Ctrl all hoides parem nool, Ctrl parem nool, Ctrl parem nool, Ctrl parem nool. Liigutab sisestuskriipsu ühe sõnakaupa paremale. Asetan sisestuskriipsu siia. Vajutan üles noolt ja saan rea võrra ülespoole. Vajutan alla noolt ja saan rea võrra allapoole. Nüüd vajutan Ctrl-klahvi all hoides üles noolt ja saan eelmise lõigu algusse. Vajutan Ctrl-klahvi all hoides alla noolt ja saan järgmise lõigu algusse. Asetan sisestuskriipsu siia. Shifti all hoides nooleklahvidega vasakule või paremale liikudes saab teksti vastavas suunas ühe tähe kaupa märgistada. Shifti all hoides nooleklahvidega ülespoole või allapoole liikudes saab teksti vastavas suunas ühe rea kaupa märgistada. Asetan sisestuskriipsu siia. Vajutan Shifti all hoides Home ja märgistatakse tekst rea alguseni. Vajutan Shifti all hoides End ja märgistatakse tekst rea lõpuni. Rohkem läheb vaja oskust teksti märgistamiseks alates mingist kohast teksti lõpuni või teksti alguseni. Asetan sisestuskriipsu pealkirja märgistamine ette ja vajutan Ctrl ja Shifti all hoides End. Ja märgistatakse tekst alates pealkirjast märgistamine kuni teksti lõpuni. Asetan sisestuskriipsu pealkirja märgistamine ette ja vajutan Ctrl-it ja Shifti all hoides Home. Märgistatakse tekst, mis algab
pealkirja märgistamine eest kuni teksti alguseni. Kogu teksti märgistamiseks vajutatakse kontrollklahvi all hoides A tähte, Ctrl A. Asetan sisestuskriipsusele punase teksti ette või peale ja Shifti ja Alt klahvi all hoides vajutan üles noolt. Lõik liigub ülespoole. Ja Shifti ja Alt klahvi all hoides vajutan alla noolt. Lõik liigub allapoole. Shift Alt nool üles, Shift Alt nool alla. Väga hea. Teksti saab ühest kohast teise tõsta ka nii. Asetan sisestuskriipsu märgistatava teksti ette, märgistan teksti, Ctrl Shift nool alla, lõikan teksti välja, Ctrl X, liigutan sisestuskriipsu sinna, kuhu tahan teksti panna, Ctrl ja nooleklahv ja kleebin enne välja lõigatud teksti, Ctrl V, korras. Ja veel üks võimalus teksti ümbertõstmiseks. Asetan sisestuskriipsu märgistatava teksti ette, märgistan teksti, Ctrl Shift nool alla, vajutan F2 klahvi klaviatuuril, liigutan sisestuskriipsu selle koha peale, kuhu tahan teksti panna. Praegu tahan teksti panna selle lõigu ette ja vajutan Enter. Väga hea. Ja nüüd kopeerimine Shifti all hoides F2 klahviga. Märgistan teksti, Ctrl Shift nool alla, vajutan Shifti all hoides F2, liigutan sisestuskriipsu sinna, kuhu tahan teksti panna, Ctrl ja nooleklahv, panen teksti siia algusesse ja vajutan Enter. Sobib. Teksti saab märgistada ka F8 režiimis. Asetan sisestuskriipsu siia, vajutan F8 2 korda, märgistatakse sõna. Kui 3 korda märgistatakse lause, kui 4 korda märgistatakse lõik ja kui 5 korda märgistatakse kogu tekst. Kui vajutada Shifti all hoides F8, siis hakatakse valikut maha võtma. Shift F8, nüüd on lõik, Shift F8, nüüd on lause ja Shift F8, nüüd on sõna. Ja Shift F8, nüüd pole midagi. Ja F8 režiimist väljumiseks vajutan Escape klahvi. Märgistan teksti ja muudan teksti värvi. Märgistan uue teksti ja vajutan F4. Märgistan uue teksti ja vajutan F4. F4 kordab eelmist tegevust. Selleks oli teksti värvi muutmine. Märgistan teksti ja valin ülaregistri ehk suured tähed. Märgistan järgmise teksti ja vajutan F4. F4 kordab seda, mis ma eelnevalt tegin.